Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust ja tänane mõtisklus on esimese Korintuse kirja teemadel. Ja pealkirjastanud olen tänase mõtiskluse lahknevus uskumuste ja elukommete vahel. Loeme avateksti esimese Korintuse 6. peatükist salm 19 ja 20. Või kas te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseeneste päralt, sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus. Peamine mõte, mis loetud tekstis kõrvu jääb, on see, et meie ihu on meis elava pühavaimu tempel. Sellest lähtuvalt me ei ole iseeneste päralt, oleme ostetud kalli hinnaga ja lõpuks Jumal saagu siis austatud nii ihus kui ka vaimus. Johannese evangeeliumi 14. peatüki kohaselt püha vaim peaks inimeses elama. Jeesus kinnitas, vaim on teiega ja peaks olema meis. Sõna tempel, mida siin kasutatakse, tuleneb kreekakeelsest sõnast naos, mis tähendab elupaika, pühapaika ja jumaliku avaldumise paika. Niisiis peamine idee ongi selles, et Jumala vaim elab usklikkus. Seetõttu peaks uskliku elu peegeldama Jumala kohalolekut. Kuidas on võimalik hoida Jumala tempel pühana? Kui Jumal elab meis, siis on meie elul suur tähtsus. Meil on oluline hoida Jumala elupaika pühana. Tooks mõningase illustratsiooni. Mõningatesse hoonetesse või ruumidesse suhtutakse erinevalt, sõltuvalt sellest, kellele need kuuluvad. Samamoodi me peaksime ka suhtuma Jumalasse, sest meie ihu kuulub Jumalale ja Jumal on öelnud, et tema tahab meis elada. Sellesse, mis kuulub Jumalale, tuleb siit lähtuvalt ka suhtuda aukartusega. Paljud vaimulikus elus toimunud kokkuvarisemised saavad alguse sellest, et Jumala templisse lubatakse laostavaid mõjusid. Ja just see Korintuse kiri, mida täna loeme, paljastab kahju, mis tekib sellest, kui pühasse suhtutakse hoolimatult. On ju avalik saladus, et see, mida me oma ellu lubame, mõjutab seda, kuidas me tegelikult ka elame. Ja Pauluse teema esimesest kirjast korintlastele 4. peatükis ongi lõhestumised. Ja 5. peatükis Paulus käsitleb ebamoraalsust. Niisiis koguduse lõhestumine soodustab koguduses ka ebamoraalsust. Need asjad on väga tihedalt seotud. Siis hakkab koguduses levima lihalikkus, kus tegelikult peaks olema ainult vaimulikkus. Niisiis Paulus osutabki 1. Korintuse 3. peatükis kadedusele, tülidele, lõhestumistele ja lõpuks siis ütleb, et see on kõik lihalikkuse tundemärk. Niisiis lihalikud meeled, lihalikud mõtted ja lihalik eluviis. See on see, mida Paulus taunib. Vaimne lõhenemine nüristab vaimset tundlikkust. Niisiis jutt on usu ja tegevuse ehk elupraktika vahelise lahknevuse vahel. Lahknevus tähendab konflikti, lõhet meie uskumuste ja meie elupraktika vahel. Asi ei ole mitte näpuga näitamises, asi on inspiratsioonis Kristust ustavamalt peegeldada. Pauluse kirjas korintlastele 5. peatükis räägitakse avalikust patust Korintuses. Probleem oli üldiselt teada, nii kui me kirjast loeme. Avalikult teada, see ei olnud varjutatud, oli tegemist hoorusega. Kreekakeelne sõna porneia, mis tähendab laialdane seksuaalne ebamoraalsus. Mitte niivõrd nimepidi paganate seas, sest isegi paganate seas ei ole sellist asja
tunnustatud ehk aktsepteeritud. Isegi ümbritsev maailm pidas ebanormaalseks see, kui keegi astus seksuaalsesse vahekorda oma isa naisega. Kuid see ei olnud kogu patu tipp. Tipuks kujunes veel see, millest Paulus kirjutab 5. peatükis. Ta ütleb, et probleem ei olnud ainult ebamoraalsus, probleem oli selles, et inimesed olid pealegi suurelised ega polnud pigemini saanud kurvaks, et sellised asjad on päevavalgele tulnud. Piibel ütleb, et kõik on pattu teinud. Aga kui me oleme uhked selle üle, mis on selgelt väär, siis me ignoreerime tahtlikult püha vaimu tegevust oma elus ja südames. Lõhestav meelsus nüristab vaimset tundlikkust. Tuimus aga viib vaimu ignoreerimiseni. Vaimu ignoreerimine viib uhke lihaliku eluni, kus nina hoitakse püsti. See ongi see, mis aitab selgitada, miks Kristus palvetas ühtsuse eest Johannese 17. peatükis. Samast 5. peatükist ilmneb ka, et Paulus oli füüsiliselt eemal, kuid ta oli vaimus kohal. Niisiis, kuigi ta ei olnud füüsiliselt kohal, jäi ta siiski vaimselt kaasatuks kõigele sellele, mis kuuldi ja mis toimus. Kuidas see oli võimalik? Paulus kinnitab korduvalt, et ta on oma palvetes alati nendega. Ta sai teated Korintusest ja pühavaimu kohalolu tõttu oli tal olemas eristamise võime, mis koguduses tegelikult toimus. Paulus võtab sellel teemal sõna mitte selleks, et kedagi paika panna, vaid ta võtab seda teemat päevakorda sellepärast, et ta soovib, et inimene saaks lunastatud. Ta ütleb, andke selline inimene üle saatanale. Mida see tähendab? See tähendab, eraldage ta osadusest ja koguduse juhtimisest eemale. See oli väga valus ja raske otsus. See võis olla ka piinlik, aga mõnikord on see vajalik. Sellise tegevuse eesmärk ei ole karistamine, nagu saatan seda sageli serveerib. Selle eesmärk on lunastav. Et inimene võiks lõpuks päästetud saada issanda Jeesuse päevil, nagu kiri ütleb. Paulus soovib rikkuja päästmist, mitte tema hukkamõistmist. Seega siin kujuneb meie silme ette põhimõte. Kaitse templit, aga armasta inimest. Templit on vaja kaitsta, aga inimest tuleb ikkagi armastada. Distsiplineerimist ei tohi kunagi teha vihaga. Paranduse motiivideks peaks olema tõde, armastus, taastamine ja päästmine. Nii oli asjad Korintuses. Aga kuidas toimida tänapäeval, kui koguduses lahvatab skandaal? Ja kui lahvatab skandaal, mis on ühenduses ebamoraalsusega? Mõni sõna sellest. Kas seks on lihtsalt midagi, mida me teeme? Või on see osa sellest, kes me inimestena oleme? Jumal on sel inimesele andnud koos mõne selge juhise ja parameetriga. Kuid piiblist me näeme, et inimkond hakkas kalduma Jumala kavast kõrvale juba väga varakult. 1. Moose 4. peatükis me loeme Leemikist ja tema elupraktikast, kus ta võttis mitte naise, vaid naised. Talle oli ühest vähe. Ja siis kuulutas selle juures, et kui Kaini pärast hukatakse 7, siis mina olen valmis 77 hukkamiseks. Paulus käsitleb Korintuse 5. peatükis seksuaalskandaali. Kui sina pole oma elus sellises osalenud, siis olen kindel, et sa oled kindlasti kuulnud inimesi, kes on selles osalenud. Paulus ütleb, teie seas on kuulda hoorust ja sellist, mida isegi paganate seas ei nimetata. Hoorus Korintuse koguduses. Seks väljaspool Jumala kavatsuste konteksti ja see hooruse tase, mis pole isegi maailmas vastuvõetav. Et mees on seksuaalvahekorras oma isa naisega.
Esimene asi, mida Paulus siin käsitleb, on koguduse koht selles. Teises salmis me loeme, ja te olete uhked ja mitte pigem leinajad. Oh jumal, ma ei suuda seda uskuda. Kas te kuulsite, et ta magas oma isa naisega? See on ebamoraalne. Me oleme kõigest sellest üle, see on uhkuse olemine, kui inimesed selle üle veel uhkeldavad. Esimese Korintuse 13. peatükis räägitakse armastusest, aga seal ei ole öeldud, et armastus oleks uhke. Me leiname, sest me armastame. Me leiname, sest me hoolime. Milline on meie suhtumine skandaalidesse ja neisse, kes käituvad vääralt? Teine asi, mida Paulus käsitleb, on koguduse tunnistamine. Et see, kes selle teo on teinud, ütleb kiri, teie seast lahutataks ja antaks see mees saatanale liha hukkamiseks. No see kõlab küll väga karmilt, aga ma püüan seda vaadata piibli laiemas kontekstis. Paulus ei saada seda inimest põrgusse, sest patu loomulik tee on enesehävitus. See on lihalik hukatus, langeda väärastunud himudesse, mis uputavad inimese hukatusse ja hävingusse. Sellised on pattude ohvrid. Nad kannavad vilja surmale, nagu Rooma 7. peatükk seda ütleb. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Surmaseemned on patule omased. Sellise inimese saatanale andmine tähendab hoopiski seda, et jätta ta oma valikute tagajärgede meelevalda. Vaatame seda piiblist lähemalt, kuidas Jumal siis töötab. Esiteks, Rooma 1. peatükist me saame lugeda. Seepärast on Jumal nad andnud, sama sõna, mis annab antud edasi ka 1. Korintuse 5. peatükis, rüvedusse, nende südamete himudesse. Jumal on nad andnud häbitute himude kätte. Jumal on andnud nad rikutud meelelaadi kätte. 81. psalmis on öeldud, aga minu rahvas ei kuulanud minu häält. Seepärast ma andsin nad nende kangekaelse südame meelevalda, et nad käiksid omaenda nõu järgi. Hosea ütleb 4. peatükis, Eefraim on liitunud ebajumalatega, jätke ta rahule ehk siis omapäi. Ja Apostlitegude 7. peatükk ütleb, aga Jumal pöördus ära ja andis nad teenima taeva vägesid. See, et Jumal annab meid üle, annab meid sellele, mida me ise oleme valinud, lubades meil järgida seda, mida me ise valime tema asemel. Jumal ei sunni meid kunagi lojaalsed olema ega käituma teda aktsepteerivalt. Jumala lõppeesmärk ei ole käitumise muutmine, vaid Jumala eesmärk on südame muutus. 1. Korintuse 5. peatükis Paulus teeb vahet maailmas esineva seksuaalse ebamoraalsuse ja venna või koguduse vahel. Kui koguduse palved lükatakse tagasi ja meeleparandust eiratakse ning tahtlikult jätkatakse oma valitud suunal, kui ta ei kuula kogudust, ütles Jeesus, olgu ta teile nagu pagan ja tölner. Samamoodi on Jumal tegelenud juudi rahvaga näiteks, kes Jeesuse hülgas. Rooma 11. peatükis öeldakse, uskmatuse pärast on nad ära murtud, sest Jumal on nad kõik pannud sõna kuulmatusse, et kõikide peale halastada. Jumal peab iisraellasi uskmatuteks, et ta võiks nende peale halastada. Aeg, mil juudi rahvas oli tõehoidja, on kauge minevik. Nad ei ole enam Jumala kogudus maa peal. Jumal peab iisraellasi paganateks, et ta võiks nende peale halastada ja võita nad tagasi. Koguduse distsipliin lubab koguduse liikmetel olla halastavad, ilma pühakirja standardeid ja vastuvõetavat käitumist ohverdamata. Kadunud poja tähendamist sõnas, poeg, kes tahtlikult isa hülgas, lahkus kodust
et elada oma metsikut elu. Tal ei lubatud hoorasid isa majja tuua. Isa majas valitses kord ja distsipliin, kuid väljaspool maja vaatas isa iga päev silmapiirile. Kuidas kohtleb Jumal paganaid ja tölnereid? Kas nad on Jumala halastusest ära lõigatud? Oh ei, see asi pole võimalik. Tema endised vennad ärgu halvustagu ega unustagu teda, kes on läinud oma teed, vaid käitugu temaga õrnalt ja kaastundlikult nagu kadunud lambaga. Nõnda ütleb inspireeritud sõna, keda Kristus püüab talutada tagasi oma karja juurde. Kui keegi meist püüab parandada venna vigu, siis me kaitseme teda nii palju kui võimalik tema enda vendade kriitika eest. Isegi siis on kogudusel tema heaks töö teha, püüda teda tagasi meeleparandusele võita. Ükskõik, kui süvenenud tema solvang ka poleks, kui ta alistub Kristuse püüdlustele ja oma patu üles tunnistades ja hüljates annab tõendeid meeleparandusest, antakse talle andeks ja ta võetakse taas karja juurde. Rääkige talle ravimist, mis ravib rahulolematuse haigusele. Lugu sellest mehest, kes tunnistas oma nihkunud seksuaalsust, ei lõppe 1. Korintuse 5. peatükiga. 2. Korintuse 2. peatükis räägib Paulus kogudusele, kuidas ta kirjutas 1. Korintuse kirja pisarate, südamevalu ja armastusega nende vastu. Ta julgustas kogudust mitte olema liiga karm. Koguduse distsipliin, mida ta soovitas, oli sellele mehele piisav. Nüüd andke talle andeks ja lohutage teda, et ta ei koormaks end liigse kurbusega. Seetõttu kutsun teid üles kinnitama talle uuesti, et teda armastatakse. Ja see toimis. See oli Pauluse kavatsus ja mis veelgi olulisem, Jumala kavatsus selle mehe suhtes. Lunastus on alati koguduse tegevuse eesmärk ja fookus. Inimeste tahtlikkus pattu hellitada ei aita neid. Aga samas patuga mitte tegelemine koguduses on nagu juuretist haignas, mis paneb teisi arvama, et see ongi normaalne. Koguduse liikmelisus ei tähenda, et te ei võitle kiusatustega ja patuga. See tähendab, et te elate meeleparanduse elu. Isiklik pöördumine on oluline neile, kes võitlevad seksuaalse patuga. Need, kes ei koge seksi Jumala plaani kontekstis, teie jaoks on midagi paremat Efeesuse 2. kirjas. Lubage, ma loen selle. Aga Jumal, kes rikas on halastusest, oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud. Kuigi me olime surnud üleostumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks. Armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles äratanud ja ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. Esimese Korintuse 6. peatükis öeldakse, kui kellelgi teie seast on teisega sekeldusi. Kuidas ta julgeb lasta kohut mõista ülekohtustel ja mitte pühadel? Siin kasutatakse 2 määratlust. Ülekohtused, see tähendab ilmalikud kohtunikud ja pühad koguduse liikmed. Alati piibli uurimisel on oluline kontekst. Nii kontekstiliselt lõigu sees kui ka ühe salmi võrdlemisel teisega. Esimese salmi võidakse siin väänata, et näidata, et me hoiame asja koguduses. Jumala kartmatud juhid võivad seda kasutada patu varjamiseks, et lasta väärkohtlemisel või seksuaalsel patul ohjeldamatult levida. Teadkem, et kohtutel on oma aeg ja koht. Siiski tuleks teised asjad hoida koguduses. Aga siinjuures tekib küsimus. Miks peaks see jääma kogudusse? Kas see hoiab ära mustapesu pesemise? Kas kogudus oleks ilmalikest võimudest õiglasem? Mis on selle koguduses hoidmise eelis? Kuidas saab kogudust takistada valesti kohut mõistmast või asju vaiba alla pühkimast?
Teadupärast kogudus Korintuses ei käsitlenud 1. Korintuse 5. peatükis kirjeldatud seksuaalset pattu ja Paulus oli selle üle kohkunud. Kas on koguduses olemas mingisugused kontrollmehhanismid? Sest kogudus koosneb ju ebatäiuslikest inimestest. Ja siin on mul nüüd lahti kirjutatud 6 põhimõtet koguduse erimeelsuste ehk siis probleemide lahendamise kohta. Esiteks, eristage koguduse ja riigivõimu valdkonda kuuluvaid küsimusi. Siin on meil võrrelda 1. Korintuse 6. peatükki Rooma 13. peatükki sõnumite vahel. 1. Korintuse 6. peatükis kinnitatakse, et koguduses tuleks lahendada usklike vahelised isiklikud vaidlused. Kui mõlemad pooled on kristlasteks ennast tunnistavad. Kui probleem on suhetel põhinev, eetiline või rahaline, aga mitte kriminaalne. Näited on siin sellised. Kristlaste vahelised ärilised erimeelsused, rahalised vaidlused, võlad või lepingud, isiklikud solvangud, laim või reetmine, seksuaalsed probleemid, abielu rikkumine või hoorus. Sest 1. Korintuse 5. peatükis võis olla ju tegu isa ja poja vahelise probleemiga. Kuid lõppeesmärk asjaga tegelemisel on taastamine ja tervenemine. Kui me räägime aga riigivõimu valdkonda kuuluvatest asjadest, siis Rooma raamatu 13. peatükk kinnitab tsiviilkohtute volitusi kriminaalasjades. Siis, kui on tegemist kriminaal- või avaliku õiguse küsimustega, tsiviil- või kriminaalõiguse rikkumistega või olukordadega, mis vajavad kaitset, õiglust ja jõustamist. Näideteks olgu siis väärkohtlemine, vägivald või ähvardused, ühiskonnavastased kuriteod ja lõppeesmärk siis sel puhul saab olla ainult karistus või õiglus, õigeks mõistmine. Teine moment, mida seoses kogudusega tuleb meeles pidada, olge valmis koguduses vahekohtuks olema, et seega raskeid otsuseid langetama. 1. Korintuse 6. peatükis Paulus ütleb, seda ma ütlen teile häbistuseks. Kas siis teie seas ei ole ühtainsatki tarka, kes suudaks otsustada venna ja venna vahel? Paulus räägib sellest iroonilises keeles korintlastest, kes kiitlevad oma tarkuse ja andidega, kuid mitte ühtegi nende seas ei ole, kellel oleks tarkuse või otsustamisvõime and. Kas asi oli 1. Korintuse 5. peatükis kirjeldatud seksuaalses vahekorras? Koguduses aset leidnud abielu rikkumise kohta otsust ei tehtud. Võib-olla andis mees kogudusele rahalisi annetusi või oli ta väga austatud inimene. Kas hirm on see, mis paneb õige asja tegemisest meid tagasi hoidma? 1. Korintuse 6. peatükist loeme, või teie ei tea, et ükskord mõistavad pühad kohut kogu maailma üle. Ja kui te maailma üle kohut mõistate, kas te siis ei ole pädevad otsustama pisiasju? Kas te ei tea, et ükskord te mõistate kohut inglitega üle, miks siis mitte argielu asjus? Siin mainitud inglid on langenud inglid. See on viide 1000-aastasele valitsusajale, kui pühad vaatavad taevas kõiki neid aruandeid, mis on sinna kirjutatud, ilmutamise 20. peatükis. Kuna Jumala järgid on kaasatud nii suurtesse igavesse saatust puudutavatesse küsimustesse, ei näinud Paulus mingit põhjust, miks kogudus pidas end võimetuks otsustama isegi kõige vähema oluliste juhtumite üle. Mida pühakiri ütleb, on see: võtke vastutus, õppige tegema raskeid otsuseid ja tegelema keeruliste probleemidega. Kuid järgmine punkt: hoia alati Jumala nime au sees. 1. Korintuse 6.6 ütleb, vaid vend käib kohut vennaga ja pealegi uskmatute ees. Paulus koges hingepiina nende probleemide tõttu, mida ta kuulis. Ja tema probleem ja valu seises selles, et hoida Jumala nime au sees.
Ära mine oma musta pesu teistele tuulutama. Ära ole põhjuseks, et keegi otsustab Jumalat mitte järgida. Seetõttu, et ta kuulis, mida sa rääkisid. Otsusta mitte olla kellelegi komistuskiviks. Hoia Jumala nimi au sees. Kristlased peaksid isegi kohut mõistma õiglasemalt kui ilmalikus kohtus seda tehakse. Teadupärast Rooma õigussüsteem oli korrumpeerunud ja õiguse sai tavaliselt see, kellel oli raha. Kahjuks on see nii ka tänapäeval. Efeesuse 5. peatükk ütleb aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadel. 4. punkt. Vajadusel keera ka teine põsk. 1. Korintuse 6 ütleb, juba see on halb, et te käite kohut üksteisega. Miks te pigem ei kannata ülekohut? Miks te pigem ei lase enesele kahju teha? Mattuse 5. peatükk teabeast ütleb, armastage oma vaenlast, tehke head neile, kes teid vihkavad. Kui asi puudutab ülekohtu kannatamist ülekohtu tegemise asemel, siis peaksime valima ülekohtu kannatamise, nii nagu on Jeesus meile eeskuju jätnud ristil. 5. punkt. Käige pühaduses. Vaid te teete ülekohut ja kahju, ütleb 1. Korintuse 6. peatükk, ja pealegi vendadele. Korintuse usklikud ei olnud lihtsalt vahemehed ega astunud välja koguduses esinevate ülekohtute vastu. Nad tegid ise ülekohut. Ja sellepärast pühakiri ütleb, parandage meelt, saage terveks, leppige ära. Ja 6. punkt. Usalda Jumalat, õiglast kohtunikku. Sest kiri ütleb, kas te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki? Nende nimekiri, kes ei päri Jumala riiki, näitab, et Jumal ongi lõplik kohtunik. Kui asju siin õiglaselt ei lahendata, lahendab Jumal varsti asjad õiglaselt. Kuna me elame maailmas, kus seksuaalne kõlvatus on väga laialt levinud ja kahjuks esineb seda ka koguduses, siis oleks kohane lugeda 1. Thessalonika 4. peatükki ja see algab sõnadega. Viimaks nüüd veel, vennad, me palume ja keelitame teid issanda Jeesuses, et nagu te olete meilt saanud teada, kuidas teil tuleb elada ja Jumalale meeldida, nõnda te ju elategi, et te selles veelgi enam edeneksite. Te ju teate, millised korraldused me teile oleme issandas Jeesuses andnud. Jah, see on Jumala tahtmine, teie pühitsus, et te hoiduksite hooruse eest, et igaüks teie seast oskaks pidada oma asjad pühitsuses ja aus, mitte himude kires, nõnda nagu paganad, kes ei tea midagi Jumalast, et ükski ei oleks üleastuja ega petaks oma venda asjaajamises, sest issand maksab kõige säärase eest kätte, nii nagu me oleme seda teile ka enne ütelnud ja tunnistanud. Jumal ei ole meid kutsunud rüvedusele, vaid pühitsusele. Seepärast siis, kes on selle suhtes hoolimatu, see on hoolimatu mitte inimese, vaid Jumala vastu, kes oma püha vaimu teisse annab. Kas sa panid tähele, mida räägib see kirjakoht pühitsuse ja seksuaalse kõlvatuse vahelisest seosest? Kuigi Paulus kirjutas kõnealuses kirjakohas konkreetsetele inimestele, rakendub see sama põhimõte üleüldiselt kõikide kristlaste jaoks. See kõik aga paneb ikka küsima, mis siis Korintuses päriselt toimus? Miks seal olid kõik need probleemid? Nähtavasti oli Korintuses inimesi, kes uskusid, et kuna evangeelium tegi nad vabaks, oli neil luba teha mida iganes, seega siis kõike. Nad väitsid, et nii nagu magu on loodud toiduks, on keha loodud seksi jaoks ja seks keha jaoks. Paulus vastab, et see on kristliku vabaduse moonutamine. Põhimõttekindluse puudumine on vastuolus kristlase enesetajuga ning on evangeeliumi kaudu inimesele antud vabaduse kuritarvitamine. Meid on tehtud vabaks patust.
mitte aga vabastatud pattu tegema. Teisisõnu, ihu on issanda jaoks ja issand ihu jaoks. Me kuulume Kristusele ja meie tegevus peab lähtuma sellest, kes meie oleme. Esimene on lahutamatult seotud teisega. See ilmestab 1. Korintuse 6. peatüki 3 viisil. Esiteks selgitatakse, et me oleme puhtaks pestud, pühitsetud ja õigeks tehtud issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. 1. Korintuse 6 loetletud pattudel, samuti ka seksuaalsel kõlvatusel ei ole kohta nende elus, kes on puhtaks pestud, pühitsetud ja õigeks tehtud. Teiseks, me oleme Kristuse ihu liikmed. See tähendab, et peame olema üks Kristusega. Seksuaalne kõlvatus on selle ühtsuse rikkumine. Igaüks, kes astub kellegagi abieluvälisesse seksuaalvahekorda, saab temaga üheks, ütleb kiri. Kristlase eetikat seksuaalküsimustes määratleb püha vaimu kaudu Kristusega üks olemine. Ja kolmandaks, meie ihu on püha vaimu tempel. Ainus viis elada püha elu ja olla kindlameelne seksuaalküsimustes on luua püha vaimu kaudu Kristusega väga lähedane suhe. Teisal räägib Paulus püha vaimu templiks olemisest kui ihu üleandmisest Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. Ja nüüd veel mõni sõna abielust ja vallalisuse küsimusest, mida leiame samast Korintuse kirjast. Pauluse kinnitus, et meie ihu on teie sees oleva pühavaimu tempel, esineb seksuaalse kõlvatuse eest hoiatamise kontekstis. Pühavaimu templiks olemine tähendab püha elu elamist. Kogudus on kristlaste kogukond, kes eristub ümbritsevast ühiskonnast. Selle teeb võimalikuks pühavaimu kohalolu südames. Loeme 1. Korintuse 6. peatükist. Või kas te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva pühavaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseeneste päralt, sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus. Ja 7. peatükist. Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite. On hea, kui mees ei puutuks naist. Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine, igal naisel oma mees. Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõnda samuti ka naine mehe vastu. Naisel ei ole meelevald oma ihu üle, vaid mehel. Ja samuti ei ole mehel meelevald oma ihu üle, vaid tema naisel. Ärge keelake end teineteisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele ja tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu. Aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena. Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nagu mina, kuid igaühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti. Vallalistele ja leskedele ma ütlen, et neil läheks paremini, kui nad jääksid nõnda nagu minagi. Kui nad aga ei suuda end taltsutada, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda, kui himudes põleda. Korintlastele saadetud esimese kirja 7. peatükis leidub olulisi õppetunde seksuaalsuse teemal. Laias laastus jaguneb see peatükk kaheks. Esiteks abielu puudutavad juhised ja teiseks vallalisust puudutavad juhised. Ja see peatükk aitab meil mõista, et seksuaalsusest on oluline ja vajalik rääkida. Kuid 1. Korintuse 7. peatükki lugedes peame meeles pidama, et Paulus vastab konkreetsetele küsimustele, mis on seotud Korintuse koguduse probleemidega. Pastor korral võiks osa väiteid jätta mulje, et ta ei arva abielust kuigi hästi, aga see ei ole kaugeltki mitte nii, kui me loeme näiteks Timoteusele ja kirjutatud kirjast ja Heebra kirjast. Väärib märkimist, et 1. Korintuse 6. peatükis olev korraldus põgenege kõlvatuse eest
on ühelt poolt seotud mõttega hoida Kristuse poole ja teiselt poolt mõttega olla püha vaimu tempel. Kas on veel paremat viisi seksuaalse kõlvatuse eest põgenemiseks? Muidugi mitte. Pealegi lõi Jumal seksi, aga see on mõeldud nautimiseks ainult abielus. Seks on Jumala plaani kohaselt mehe ja naise vahelise abielu, piiblis ainsana lubatud abielululiigi eesõigus. Võib-olla mõlkus Paulusel ütlusega põgenega kõlvatuse eest meeles Joosepi lugu. Piibel ütleb, et Potifari naise iharate lähenemiskatsete eest põgenes Joosep õue. Ja neid lähenemiskatseid loetleb 39. peatükk 1. Moosese raamat vähemalt 4. Piibel seda otse küll ei ütle, aga annab mõista, et Joosep ootas seksuaalsusega abiellumiseni. Ta oli püha vaimuga täidetud mees ning tahtis teha seda, mis oli Jumala silmis õige. Seega oleme taas tuttavas punktis tagasi. Kristlast ei tunta selle järgi, kes teeb, mida ta ise tahab, vaid kes teeb seda, mida Isa taevas tahab. Ja minu viimane küsimus täna sinul ongi, aga kuhu sina end täna määratled? Peatse kohtumiseni.